Kui 1995. aastal Nüüdiskunstikogu Eesti Kunstimuuseumisse loodi eesmärgiga koondada installatsioone ja foto- ja videomeediumis teoseid, siis üheks esimeseks tulmeks oli Jaan Toomiku videoinstallatsioon Tee Sao Paulosse. See oli valminud aasta varem, 1994. aastal, mil Jaan Toomik esindas Eestit 22. Sao Paulo kunstibiennaalil Brasiilias. Sellest teosest kujunes praeguseks Eesti ühe tuntuima kunstniku Jaan Toomiku läbimurdehetk rahvusvahelisele kunstiareenile. Kuni alates 80ndate teisest poolest oli Jaan Toomik peamiselt tuntud maalikunstnikuna, aga 90ndate algupoolel ta hakkas looma teoseid ka videomeediumis. Videoinstallatsioon Tee Sao Paulosse oligi üks tema esimesi katsetusi videomeediumiga ning see koheselt resoneerus rahvusvahelise kunstiväljaga. Installatiivse kunsti puhul on tihtilugu nii, et vaataja võib neid näha eri aegadel erinevates variatsioonides. Nii on ka selle teosega. Algselt oli see loodud videoprojektsioonina üle 10 meetri pikkuses tunnelis, kus ekraane ümbritsesid suured peegeldahvlid, mis loovad lõpmatuse illusiooni. Need on üsna nõudlikud ruumitingimused ning autori loal on seda teost eksponeeritud ka vähendatud kujul, näiteks Rüütelkonna hoones ning videona monitoril Tartu Kunstimuuseumis. Antud näituse kontekstis oleme püüdnud luua installatsiooni samadel alustel, nagu see oli väljas üle 20 aasta tagasi Sao Paulo biennaalil.